Peatükk 15. Jeesus vastab etteheiteile pärimuste rikkumise kohta. Siis tuli varisere ja kirjatundjad Jeruusalemmast Jeesuse juurde ja need ütlesid: miks sinu jüngrid rikuvad vanemate pärimust? Sest nad ei pese käsi, kui nad hakkavad leiba võtma. Aga tema kostis ja ütles neile: miks te ise rikute Jumala käsku oma pärimuse pärast? Sest Jumal on ütelnud: sa pead oma isa ja ema austama. Ja kes isa või ema neab, peab surema. Kuid teie ütlete: kes iganes isale või emale ütleb: ohvrianniks läheb see, mis sul iganes on õigus minult saada, see ei tarvitse oma isa või ema austada. Sellega te olete Jumala sõna tühjaks teinud oma pärimuse pärast. Te silmakirjatsejad, Jesaja on teist õigesti ennustanud, üteldes: see rahvas austab mind oma huultega, aga nende süda on minust kaugel. Ilma aegu teenivad nad mind, õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Ja ta kutsus rahva enese juurde ning ütles neile: kuulge ja mõistke, mitte see, mis suust sisse läheb, ei rüveta inimest, vaid see, mis suust väljub, rüvetab inimest. Siis astusid tema jüngrid ta juurde, ütlesid temale: kas sa tead, et variserid pahandusid, kuuldes seda sõna? Aga tema kostis ning ütles: iga taim, mida mu taevane isa pole istutanud, kistakse välja. Jätke nad. Nad on pimedad teejuhid. Aga kui pime pimedat juhib, langevad mõlemad auku. Siis kostis Peetrus, ütles temale: seleta meile see võrdum. Jeesus ütles: kas teiegi veel ei saa aru? Eks te mõista, et kõik, mis suust sisse läheb, läheb kõhtu ja väljub eri paika. Aga mis suust väljub, see lähtub südamest ja see rüvetab inimese. Sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvu, abielu rikkumisi, hoorust, vargusi, valetunnistusi, Jumala pilget. Need on, mis rüvetavad inimese, kuid pesemata kätega söömine ei rüveta inimest. Jeesus teeb terveks Kananea naise tütre. Ja Jeesus tuli sealt ära ning läks Tüürose ja Siidoni rajadesse. Ja vaata, neist paigust väljus Kananea naine. See kisendas ning ütles talle: issand, Taaveti poeg, halasta mu peale, mu tütart vaevab kuri vaim hirmsasti. Aga ta ei vastanud temale sõnagi. Siis tema jüngrid astusid ta juurde, palusid teda ning ütlesid: saada ta ära, sest ta kisendab meie taga. Ent tema kostis ning ütles: mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Kuid naine tuli, kummardas teda ning ütles: issand, aita mind. Aga tema kostis ning ütles: ei ole ilus võtta laste leib ja heita koerukeste ette. Siis ütles naine: jah, issand, ometigi söövad koerukesed raasukesi, mis nende isandate laualt langevad. Siis kostis Jeesus ning ütles temale: oh naine, su usk on suur. Sulle sündigu nõnda, kuidas sa tahad. Ja tema tütar sai terveks, sest samast tunnist. Jeesus teeb terveks palju vigaseid. Ja Jeesus läks sealt ära ja tuli Galilea mere äärde. Ja ta läks mäele ja istus sinna. Ja tema juurde tuli palju rahvast, tuues enesega ühes jalutumaid
vigaseid, pimedaid, keeletumaid ja palju teisi. Ja nad heitsid need tema jalge ette ja ta tegi nad terveks. Nii et rahvas pani imeks, nähes keeletumaid rääkivat, vigaseid olevat terved, jalutumaid käivat ja pimedaid nägevat. Ja nad andsid au Iisraeli Jumalale. 4000 mehe söötmine. Ja Jeesus kutsus oma jüngrid enese juurde, ütles: mul on meel hale rahvast, sest nad on juba 3 päeva olnud minu juures ja neil ei ole midagi süüa. Ma ei taha lasta neid ära minna ilma söömata, et nad teel ei nõrkeks. Siis ütlesid ta jüngrid temale: kust me võtame kõrbes nii palju leibu, et nii hulga rahva kõhud täita? Ja Jeesus ütles neile: mitu leiba teil on? Nad vastasid: 7 ja pisut kalukesi. Siis ta käskis rahva maha istuda. Ja ta võttis need 7 leiba ja kalad, tänas, murdis ning andis jüngrite kätte. Ja jüngrid andsid rahvale. Ja kõik sõid ja nende kõhud said täis. Ja nad korjasid kokku ülejäänud palukesi 7 korvitäit. Ent neid, kes olid söönud, oli 4000 meest peale naiste ja laste. Ja kui ta oli lasknud rahva ära minna, läks ta paati ja tuli Magdala maa-alale.